Tere taas, head saatekuulajad! Saates osalevad elektriinseneri õppejõud Andres Saukas ning saadet juhin mina, Maarjo Maripuu. Tuntud sisulooja ja suunamudija on konservatiivne mõtiskleja ja uudisteportaali eesti.com toimetaja ning saatejuht. Tehnokrat alustab. Eelmine saade Tehnokrat 30 võeti hästi vastu, samuti laekus palju küsimusi energeetika kohta nii Eestist kui mujalt. Jätkame tehnokraatlike teemadega, nii et täna siis sellised küsimused, et miks Saksamaal on olemas ütlus rohkem taimi ja vähem saaki? Kui pikka aega on juba Saksamaal seda kulukat energiapööret tehtud? Palun, Andres. Tervist ja mõistust jällegi teile siin. Hakkame koos arutama, mõtlema. Ja mõtleme ikka alati selle peale, kas me peame ikka kellegi moodi olema, võib-olla, et moeloojad on oma aja ära elanud. Siin mõni aeg ma kuulsin ka, et läks Armani vist läks ära. Muidugi moeloojad teevad ära, kui te mäletate, kui ilusti oli moelooja Hugo Boss. Tema tegi ka Saksa vormiriietuse Gestapole ja muudele selline sõjameestele, nii et moeloojaid on kogu aeg olnud. Ja ütleme, kas on nüüd poliitik see õige moelooja. Ja siin üleval on ka küsitud neid kolme kolmikut, et üks on Dmitri Mendelejevi oma. Jälle räägin ära, näete, ta on koos, üks on jõud, teine on energia. Praegult me paneme tühja energiat igale poole nende tuulikute ja nendega. Võite selle kokku panna. Mõistust ei ole, aga kuidas need pärast kokku hoida seda mateeriat ja enermassi. Ja teisel pool on näete Jaan Jälviku oma vaimu asemel on ju looduse ainuaine, ütleme niimoodi. Ja üleval on need vahed. ERR on nagu raadio oma, aga ta on eeterkeha, kes juhib universumit. No võt, ja me ei taha siin universumis, tahame kuidagi moodi oma ette olla see rohepöördega, see ei õnnestu. Siin on ju kogu aeg seda juttu ja seda valet tulnud nii füüsika poole pealt ja üks mõni näide sealt ka tuua. Matemaatikas on olemas need sellised asjad nagu null ja lõpmatus, aga looduses ei ole nulli. Seal on numbrid 1–9 ja neid siis sätitakse. Mõelge, kui on toas, küsitakse, mitu inimest on looduses. On vaja null inimest öelda. Ei ole, teda ei ole seal näha. Ja nii edasi, nii edasi. Aga need on see, ei ole selle saate momendi teema. Lähme siis slaide vaatama ja kas siis hea on olla, kui on rohkem taimi ja vähem saaki saab. Mis pärast? Siis mädaneb või? Küsimus oli rohkem taimi, vähem saaki. Pealkiri ka oli selline report 24, et sellest kuidas aru saada. Ja see on energiapöörde või rohepöörde kibe tõde. Miks me peame saama rohkem taimi ja vähem saaki? Siin ei ole taimidest suurt midagi räägitud. Aga liigume siis edasi. Ja need Saksamaa tõestas taas kord, et ideoloogia ja reaalsus ei käi kokku ehk füüsikaseadused, loodusseadus. Samal ajal, kui paigaldatakse üha rohkem tuuleturbiine ja päikesepaneele, näitavad paljad faktid. Vaatamata suuremale paigaldatud võimsusele tuli 25. aasta esimesel poolel nõnda nimetatud taastuvatest energiaallikatest vähem elektrit. Vaadake, siin pealkiri tuli välja, et on neid meil panna 1 miljon tuulikut püsti sinna ja 1 miljon päikesepatareid sinna igale poole, aga kui tuult ja päikest ei ole, siis pole ju. Seda ta tahabki öelda, et paneme taim on see tuulik, siis ei ole.
ja tõestab need ära. Energiapööre osutus üha enam mitme miljardi dollari suuruseks tühermaaks, mis ei taga ei varustuskindlust ega taskukohaseid hindu. Kuigi põldudele ja rannikutele ehitatakse üha rohkem tuulikud, seisid nende rootorid sageli. Tuuleturbiinide tootmine langes järsult 18%. Ametlikuks põhjuseks oli föderaalse statistika andmetel ebatavaliselt nõrgad tuuleolud. Näete, süüdlase kohe leiab. Äärmine kõige pahem poiss oli tuul. Talle peaks peksa andma või kõige parem ta kriminaalvastutusele võtma võib-olla tuule oma. Las istub 5 aastat üksikkambris näiteks, siis tuleb mõistus pähe talle järsku või mis teie arvate? See võib olla meteoroloogiliselt õige, kuid see näitab ka selgelt, kui ilmast sõltuv ja seega ebausaldusväärne see energiaallikas on. Edasine laiendamine ei aita, näete ütleb, unustage poisid ära, see ei aita, panete veel neid üles, aga mis teha? Ilma tuuleta pole lihtsalt elektrit. Ühesõnaga need tuulepoisid ongi vangis, nagu ma ütlen, paneks kinni, kui tuult ei ole, siis võib arvestada. Ja siis tuleb peale maksta nende vangivalvuritele, kes seda tuult seal vangis hoiavad või. Neid ka leiame, millisest erakonnast nad on või, need tuulevangistajad või. Ja lõppkokkuvõttes, kuigi tuuleenergia jäi kõige olulisemaks taastuvenergiaallikaks, mille osakaal oli veidi alla 27%, on selline majanduslik hind kõrge. Näete, ütleb, et on kõrge, aga mina ütleks, ta on ülikõrge. Aga ma ei hakka sakslastega vaidlema, ma pean nende moodi olema, siis ütleme lihtsalt oli kõrge. Ja näete, fotogalvaanika nägi märkiväärset kasvu. Jälle näete, patareisi, kui neid paneele päikese panti, tänu laienemisele ja päikesele ilmale toodeti peaaegu 28 rohkem elektrit, kuid ka siin oli energiapöörde fanaatikute rõõm petlik. Keskpäevane päikeseenergia ülejääk ei jõudnud enamasti Saksamaa võrkudes. Selle Energia 2025 ka Rosimannuse proua ütles ilusti, et võrgud on roostes, 40 aastat on nad juba seal üleval, et võrke oleks vaja uuendada, et see on üle-euroopaline probleem. Nii, ja keskpäevase päikeseenergia ülejääk ei jõudnud võrkudes, vaid müüdi välismaale dumpingu hindadega, mõnikord isegi negatiivse hindadega. Vot kuidas seda negatiivne hindne, vot siis kui müüdi, vot siin on nüüd huvitav küsimus. Kui ma loen seda ära, et müüdi negatiivsed hinnad, tähendab, seal saadi siis raha või, kui müüdi. Meie siin ei saa, kui meil on see arve peal, on miinusmärgiga saadud. No, mis tähendas, et Saksa tarbijad ja maksumaksjad pidid rohkem maksma, et teised riigid üldse elektrit ostaks. Samal ajal oli Saksamaa sunnitud õhtuti ja pilvise ilmaga kallist elektrit importima. Absurdne olukord, mida terve mõistusega inimene ei saa eduks nimetada. Tulemus on selge. Taastuvenergia osakaal elektrienergia tootmises langes 61% 58%-ni. See on tagasilöök kõigile neile, kes igatsevad kivisöö järk-järgulist kaotamist ja tuumaelektrijaamade enneaegset sulgemist. Selle asemel naudivad kivisüsi ja gaas rõõmsat taassündi. Vaadake, siin oli ka eespool oli saade, et see rohepööre ei ole esimene. Oli suur tööstusrevolutsioon Inglismaal, Saksamaal alustati kivisöö, gaasitehased ja metallurgia ja kõik korstnad tossasid ilma püüdevõrkudeta, majandus elanes eelmise sajandi alguses ja nii edasi, nii edasi. Nii, ja 2025. aasta esimesel poolel tõusis kivisööst elektri tootmine peaaegu 23%, näete, tuli juurde. Ja samuti suurenes gaasi osakaal. Kokku moodustasid fossiilkütused üle 42%.
vaadake, peaaegu pool tuleb ikka korstendest ja tossudest, aga me paneme neid tühje asju maha, mis momendiks nagu annavad voolu, aga ei ole kuhugi panna, siis ehitame nagu, ma ei tea, neid, ütleme, kui põllumees või on herneaed on, siis paneme neid hernehirmutisi püsti, et nad väristeksid ja teeksid häält ja tapaksid linde ja ajaksid loomi minema põrinaga. Aga samas need paneme gaasijaama põlema ja 42% võtame sealt voolu. Ja see trend on tõusuteel. Teisisõnu, ilma kivisöö ja gaasita oleks riik hädas. Vot siin vaadake, räägime Saksamaa riigist. Kui meil öeldakse riik, siis mina ei tea, mis riik seal on. Paljud normaalselt mõtlevad ajakirjanikud ka proovinud välja mõelda. Ja nüüd vaatame siis asja tuuma. See tasuks teil kõigil kõrva taha panna ja vestelda, kui te tahate siin kohalikes omavalitsustes ja alustada asjadega tööd. Siin ei maksa üldse kõrvu ega midagi võtta. Võtke see ajaleht lahti, need pildid, graafikud, kõik on seal olemas. Et näete, Saksamaal on juba see reha peal käidud. Me nüüd võtame, paneme plaks endale ka rehaga vasta ninastikku või nägustikku või kuidas need uued sõnad on. Ja just selles peitubki asja tuum. Samal ajal, kui poliitikud jätkavad lobisemist kliimaneutraalsusest, näitab reaalsus riigile, ta ei suuda enam oma energiavarustusega ise toime tulla. Saksamaa pidi importima üle 8 miljardi kilovatt-tunni rohkem elektrit kui eksportis. Näete, ta ostab sisse, aga endal 33 tuumajaama panid nad kinni ja nüüd on neil vaja 70 gaasijaama ehitada. Seletage mulle tehnokraadile ära, kus on see kolmikpilt, mis mul siin üleval on, see vaim, mõistus. Mul ei ole teda enam, mul läheb ära ta niimoodi. Näete, parem ostame sisse, ise ei ole vaja midagi teha. See tähendab, ollakse väljapressimise suhtes haavatavad, sõltuvalt ilmast. No võt. Ja samal ajal ollakse rahaliselt sõltuvad. Vaadake, ilma saab muuta. Ilmaga saab mängida. Vaadake, kui naaberriik teeks näiteks neid lennukitriipe, mis kutsuvad ilmastiku kohale, ja samal ajal on tal tuumajaam või mingi elektrijaam, müüb elektrit sellele naabrile, kellel vihma sajab. No, ma kujutan ette, et niimoodi see värk oleks hea ärikäe. Parema käega teed sahker-mahker, vasakuga võtad raha vastu. Näete, ja samal ajal ollakse rahaliselt sõltuvad. See, et hävimine toimub naaberriike päikese paistelise tuuliste perioodi ajal, loopides neile raha, loovime neile rahulikult, küll seda on. Et nad elektrist vabaneksid samal ajal kui pimedas ja tuulevaiksel ajal ollakse sõltuvad kallist imporditud elektrist. Näitab selgelt, et midagi on katastroofiliselt valest. Proovige vastu vaielda, ma väitleks teiega, aga kuna te ei taha väidelda ja olete vait, no siis on teil alati õigus. Energiapöör on ammu muutunud põhjatuks auguks. Suurem paigaldatud võimsus ei tähenda kaugeltki suuremat varustuskindlust, millest me kogu aeg räägime. Makske inimesed, teeme teile varustuskindluse suuremaks, 2 rida tuleb uuest aastast juurde, siis me saame teile ka 50 hertsist sagedust hoida ja siis saame ka, kui Soomes me mõlemad kaablipoisid lülitatakse välja, kui Soomel on näiteks, mina kui oleks Soome ja Soome otsas ja on endal Soomes elektripuudus, mina lülitaks välja ja saadaks meilitsi Eesti poole teele lihtsalt, et meil on remonttööd, meil on seal väike rike ja siis kui me Soome poisina oleksin jälle see voolu jääb üle, siis ütleme, saime enne tähtaegselt kaabli korda ja no lehtne, kui teeme energeetikud. Ainukene
kui ma oleks seal energeetikas töös, ma võtaksin lennuki, läheks vaataks koha peal, mis rikke on, visuaalselt näeks ära ka, kas on mõni ots põlenud või on mehed lihtsalt panevad pidu seal kõrval. Lükkasid välja, lihtsalt ootavad ära käsku, mille poliitiline käsk tuleb, et 6 tunni pärast lükake tagasi või värk, et ei ole häda kedagi. No võt, see on niisugune, aga kui tehnokraat ei ole ja näidatakse ainult pilti Moblost, mida on üks operaator teinud igast variandist, vasakult poolt, paremalt poolt. Sõjaoperaatorid niimoodi pidid tegema filme ja müüvad mõlemale poole. Nii et inimesel on see mõte olemas ja nii ta töötab. See, et hävimine toimub nende perioodide ajal loopides raha, et nad elektrist vabaneksid, samal ajal kui pimedas ja tuulevaiksel ajal ollakse sõltuvad kallist impordist, importitud elektrist näitab selgelt, et midagi on valesti. Energiapöör on ammu muutunud, need põhjendus ära, selle ma lugesin, et lähen ka juba siin oma varustuskindlusega segamini, vaid lihtsalt suuremat sõltuvust ebatavalisest ilmast ja välismaistest tarnijatest. Kivisüsi ja gaas pakuvad endiselt baaskoormust ja see jääb nii ka lähitulevikus. Lõppude lõpuks ei saa tööstusriiki ainult päikesepaneelidega ja tuuleturbiinidega käigus hoida. Vot see lause on küll ilus, mulle see meeldib. Vaja ruttu meil see Narva põlevkivijaam ka kinni panna, oi küll on põnev tuleb siis. Siis on huvitav kohe. Nii, lähme siis edasi. Teine küsimus oli meil ka siin ilusti. Kui pikka aega on juba Saksamaal seda kulukat energiapööret tehtud. Vaatame siin, ma kunagi ju rääkisin ka, et esimest korda see energiapööre tuli sisse 1980, sest see 22. kongress Nõukogude Liidus lubas kommunismuse 1981, siis nad väike aastane vahe oli ja kuna kiiremini ja seda oli vaja teha, siis jäid Moskva olümpiamängud ära. Pärast Los Angeleses 84 ei toimunud. Nüüd on umbes sarnane olukord, võite mõelda, toimuvad olümpiamängud ja kas kõik sportlased tulevad kohale või kuidas on. Mult on küsitud ka oma vahelduseks või mõttetu, kui plahvatab, siis siin on küsitud, et miks siis sealt idanaabri ja Venemaa poole pealt olümpiamängudele või maailmavõistlustele ei lubata. Vastus on lihtne, nad on tugevamad, sest nad teevad trenni ja kui tugevad tulevad ja siis Euroopa kukub kohe mudaliigasse ja häbi ei taha nad olla, sest sõjaväge ja nagu Saksamaa ütles, neil piisab, kui lõuga hoida üleval 6 sekundit, mitte ei ole vaja isegi 6 korda lõuga tõmmata, vaid hoida 6 sekundit, siis nendega on väga raske nagu nad väga raskelt võidavad siis neid treeningsportlasi, kes ikka tuleb oma riigi eest välja ja nii edasi, nii edasi. See oli minu väike selline kommentaar, mis on küsitud, miks ei võeta Vene sportlasi suurtele võistlustele. Nii, ja nad võtame energiapööre, triljonid investeeringud ebastabiilse elektrivarustuse jaoks on pealkiri. Ja näete, nõnda nimetatud energiapööre on juba tohutuid summasid maksma läinud ja läheb veel, kui me lollust ära ei võtta. Vaadake, kui ei suuda me hullumajas või lollimajas õigel ajal uksed lukku panna, siis kui nemad saavad seal ülemvõimu, seal on 3-4 võib-olla valvurid, kes on, need saavad tuupi ja nendel ei ole head. Soovitan vaadata või lugeda head lugu Lendas üle käopesa. Filmis on Jack Nicholson mängib seal ilusti koht. Siis näitab, kuidas ta proovis seal teha asjal natukene, mõni oli seal normaalne indiaanlane oli seal sees, see siis ikka tema soovituse täitis. Aga ülejäänud istusid rahulikult edasi, sellepärast see on ju oma kodu seal. Ja praegu meil on ka see Euroopa Liit vist võib olla selline oma kodu, et muudkui trükib raha ja me maksame
samamoodi. Nii, miks näete, on tohutud summad läinud. See kõik on kalli elektri ebausaldusväärse toiteallika nimel ning lõppkokkuvõttes ei viisiga meid tegelikult lähemale roheglobalistlikule eesmärgile. Dekarboniseeritud elektri tootmisele. See tähendab, see on ju ilma tossuta, ütleme, dekarboniseerimine. Saksamaa on juba investeerinud umbes €1 triljon roheglobalistliku energiapöördesse ja praeguste hinnangute kohaselt, vaadake, võtate need hinnangud lahti, siis näete, võiks järgmise 25 aasta jooksul lisanduda veel €5,4 triljonit. Eesmärk on elektri tootmise dekarboniseerimine ja suures osas niinimetatud fossiilkütuste asendamine. Kui reaalsus näitab, et tee selle eesmärgini on kõike muud kui lihtne ja kulud tõusevad mõõtmatult. Näete, siin ei saa isegi arvestada, kui juba siin tehakse mingid hinnangud, tehakse mingi karakteristikuga, see paneb eksponent põrandiga, nii et kolinaga ära. Muudku mitte rootjuurena, aga kuup ja muud juured tulevad juurarvutuses juurde. Nii. Ja põhiprintsiip on laiendada tuule ja päikese energia kasutamist ning ülejääke salvestada. Kui just siin peitubki suurim probleem. Ei tuul ega päike paku pidevat energia. Vaiksetel perioodidel või tuulevaiksetel talveöödel langeb toodang dramaatiliselt. Kuigi kavandatakse salvestuslahendusi, näiteks akusüsteeme, meile tulevad ka siin varsti igavene ports selle akusid, suudavad need praegu ületada vaid mõnetunnised perioodid. Vaadake, paar tundi saate ja siis on akud tühjad ja valmis. Mitte mitmepäevaseid või isegi nädalaid kestvaid pimedusperiood. Tarnekatkestuste vältimiseks on traditsioonilisi, enamasti gaasiküttel töötavaid elektrijaama endiselt vaja varusüsteemid. See võib paradoksaalse olukorrana. Saksamaa ehitab kallist kahekordset süsteemi. Vaadake, see ongi ära, mõtelge inimesel ka, kui vägev oleks, kui tehaks talle kahekordsed kaks sünant paneks siis üks vasakule poole, teine paremale ja siis kahekordsed veresooned ja nii edasi. Kuidas see õnnestuks? Ühelt poolt on olemas tuule- ja päikese elektrijaamad, millesse on vaja tohutud investeeringud ja teiselt poolt on olemas elektrijaamad, mis on baaskoormuse jaoks hädavajalik. Mõlemad süsteemid tarbivad tohutuid summasid, kuid neid rahastavad maksumaksjad ja elektritarbijad. Näed, maksumaksja ja elektritarbija, need on üks sama, aga üks on ärimees ja teine on lihtinimene. Ärimees paneb pillid kotti, kui tema ansambli muusika enam ei sobi, ta saab ära minna. Aga inimene, tal on korter, ta tahaks elada omas riigis, aga ta ei saa ära nii lihtsalt minna. Aga nii ta on arvestatud kõik see. Lisaks tuleb päikesepaistelistel perioodidel ülejäävad päikeseenergiat sageli negatiivse hindadega välismaale eksportida. Samas kui tuulevaiksel perioodil imporditakse elektrit kõrge hinnaga ja sageli naaberriikide sööküttel või tuumaelektrijaamad. Hispaanias on ju tuumajaamad olemas. Aga hispaanlane ise ka juba ütles, et tal on ka katkestused oodata. Nii et järgmiste saadetes võime kajastada neid mõtteid, kus need tehnokraadid kohalikult suhtlevad ja räägivad. See mitte ainult ei ole vastuolus iseseisvuse loogikaga, vaid ajab ka elektrienergia hinnad veel kõrgemaks. Pärast enam kui 2 aastakümne pikkust energiapöördeid, näete, siin ütleb ära, et üle 20 aasta on need pikkused olnud, aga alustati ju 80, siis oli mõte, ennem kui saad tuulikutehased valmis ja igasugused kooskõlastused seotab ära, aga nüüd kui on olemas, nüüd tuleb Robinal nende pikkade aastate taguste peastustega topelt üle. On hinnang kainestav, miljardite dollarite suurused investeeringud ei ole suutnud tagada varustuskindlust
ega hinnastabiilsus. Selle asemel muutub energiasüsteem üha keerukamaks, kallimaks ja kitsaskohtadele vastuvõtlikumaks. Vaadake, ma olen mitu korda rääkinud, kui ma käisin ülikoolis, siis oli selline alati nõue, et elektrisüsteem, liin ja see ühendus peaks olema võimalikult lihtne, siis on leida neid rikkeid, kui on ainult ära näiteks võtame laualambi, pistiku otsas võis katki minna, kolmas koht, viimane oli lambipesa ja lüliti, 3 kohta. Ülejäänud oli nagu visuaalselt näha, juhe oli terve ja nii edasi. Aga kui nüüd panna sinna 4 lülitit vahele, mõelge, ja siis veel neid erinevaid pistikuid ka ja 3 kaablit sinna, milline siis on ja siis seal viimane lüliti on siis ühe lambi juures ka veel, nii et on 6 lülitit ja 3 juhet ja vaadake, kui katki läheb või viga on, ei jäetegi seda laualampi parandama. Nii. Ja muidugi nüüd ütlete, et iga see lolli näite võtsin. Muidugi võtsin lolli näite, sest see süsteem keerukas, kallimad ja kitsas kohad, need ongi need lollused siin, millest me praegu vestleme. Samal ajal, kui poliitikud räägivad, näete väsimatult, nad ei väsi ära ka dekarboniseerimisest. Huvitav oleks küsida nende poliitiku käest, mida see sõna tähendab üldse. Kas nad oskavad sellele definitsiooni panna, ta ütleb, teine poliitik ütles. Ja siis teise poliitiku käest küsid, 3. poliitik ütles. Ja kas me leiame algtõe välja? Aga nad ütlevad, ja viimane poliitik ütleb, kindlasti lugege mu huultelt ja olemegi kännu taga kõik. Hopp. Nii, ja tekib küsimus, kas Saksamaa ei sea selle kursiga ohtu eelkõige oma konkurentsivõimet ja tööstusbaasi. Nii et mõelge ise, kas meie tahame ka niimoodi panna, kas meil on mingit konkurentsivõimet vaja ja tööstusbaasi ka või tuuakse meile mingisugused jäätmed või sellised hinnad ka, nagu öeldakse, et üle aja juba läinud materjal ja toit ja oleme seda väärt, et oleme kellegi järgi või kuidas teie arvate, mina ei oska seda öelda. Ja tulen korraks siia ära peale ja sellega ma ei oska midagi kokku võtta. Proovisin seal slaidide pealt teile midagi panna, kas see jõuab teile kohale või ei jõua. Nagu sellest kõik, mida sa arvad? Aitäh, Andres! No sind kuulates, ma olen seda ennem ka korrutanud, et see kogu see rohepööre, see on igast otsast täielik suitsiidne tegevus, et nii rahaliselt samuti ta ei suuda ka tagada energiat normaalselt ja mina ei kujuta ette, kuhu me lõpuks oma selle laevaga purjetame, et igalt poolt terendab kiviaeg. Aga siinkohal lähme siis küsimustega edasi. Kui suureks on paisumas energiapöörde vale? Kas Saksamaa loodab Marokost ka elektrit varsti transportida? Palun. Nii, vot siin tulevad jälle ilusad huvitavad kohad ja ütlen teile kohe ära, isegi Nord Streami siin mainitakse sees. Kuigi nagu ise ei taheta. Aga lähme slaidide juurde, mis me siin aega kulutame. Sellest ära, ega muidugi talv tuleb, siis aega võib-olla jätkub, aga alati ei saa vaadata, kui elektrit ei ole, siis ei näe ka ju saadet. Vaatame siis. Pealkirja näete ütleb ka juba, et roheline energia on juba põske pannud 13 000 miljardit eurot. Ja näete, see vale on päris suur, tõde on alati alasti. Olete kuulnud, et kuidas ta ära mahub. Näete, nüüd proovime siis vaadata, kas ta mahub kuhugi ära või on ta juba nii umbes. Energiapööre lubab roheliste tehnoloogiate kaudu jõukust.
kohe ta alguses hakkab rääkima. Tegelikult viib see nappide ja kallide energiaallikateni. Rohelisele parteile, meil oli ka nagu roheline partei siin olemas, Loomakaitseliit, kui see sigade värk oli, aga ei tea, kuhu nad läksid. Kas see roheline partei läks ka sinna koos sigadega Taani biogaasiks tehti neist või ma ei tea. Ma ei oska seda öelda, mult on ka küsitud, kus see on rent, ta on nii vaikiv ja nagu kult rukkis, nagu öeldi. Seisev ja kult on jällegi siga, jama värk. Läheduses seisev silmapaistev ekspert tunnistab. Salvestamine on kallis ja rohelist energiat on endiselt vähe. Saksamaa maksab selle eest 13,3 triljonit eurot kõigi leibkondade kogu vara. Näete, see on nüüd kokku arvutatud, et terve Saksamaa rahvas on siis seda absoluutselt vara. Nii, Austria seisab silmitsi vähemalt 1 triljoni euroga. Suured heitkoguste tekitajad nagu USA, Hiina, India ignoreerivad Euroopa Liidu kultust. Meie valitsused ohverdavad meie jõukust asjata. Energia ülemineku suur vale paljastab ennast. Näete, siin ilusti ütleb ära, et see pealkirjaga ta paljastab ilusti ennast. Ja nüüd üks ajakirjanik, kes kogu aeg kirjutab, ka soovitan, targad jutud on nüüd sellest ära. Tema nimi on näete Chris Weberi komment. Ulrich Hermann, pikaajaline energiaekspert ja rohelistele parteile lähedal seisev ajakirjanik rääkis otse kohast 2022. aasta loengus. Näete, ekspert tegi loengus. Selgitab ta, tuule- ja päikeseenergia salvestustehnoloogiad on kallid. Seetõttu jääb roheline energia alati napiks ja kalliks. Rohelist kasvu ei eksisteeri energias. Taimede juures on, aga näete, siin me räägime sellest rohelisest energiast. Kuigi võib-olla peaks küsima, kas see elektrimolekul on ka roheline või ma ei tea, võib-olla mõni teab. Hermann propageerib, näete see, millest on, ta rääkis 22. aastal loengust, on välja võetud. Propageerib majanduskasvu vähenemist ja tarbimise vähendamist. Rohelise partei ikoon toob välja vastuolu. Igaüks, kes soovib vähendada CO2 heitkoguseid, peab energiat normeerima. Energy Force'i hubi analüüs kinnitab, ei ole ühtegi kõrgelt arenenud riiki, kus energia tarbimine oleks madal. Vaadake, ta analüüsib vastu see firma, et kui tahad ikka, et sul tööstus ja inimesed oleks jõukad, siis tuleb ka tarbid rohkem natukene, kui on inimesi, peab süüa olema ja teevad tööd ja näete. Siin on ilusti öeldud, seos ei saaks olla selgem. Kõrge sissetulekuga riigid tarbivad elaniku kohtu 77 korda rohkem elektrit kui madala ja sissetulekuga riigid. No vaatame, siia võib-olla me varsti sobime sisse, sellepärast me ju oli selline ütlus 5 rikkama riigi hulk, aga rikkus ja võib ka negatiivne olla, nagu räägitakse. Ja näete, siis saamegi vaesemate riikide juurde, aga me oleme vaesusega rikkad. Ega siis vaene inimene ei ole ju siis vaene. Ta ei saa kahekordselt vaene olla. Nii, energiavaeseid ja rikkaid ei eksisteeri, need ütlebki. Saksamaa ja Austria liiguvad vaesuse poole. Energia üleminek asendab odava gaasi, tuumaenergia usaldusväärsete allikatega ja vahelduva elektriga. Tulemuseks on kõrged hinnad ja elektrikatkestused. Liidupäeva dokument võtab uuringu kokku. Kõige kallim hinnang pärib nende PVC-lt. Saksamaa vajab 45. aastaks 13,3 triljonit eurot, et saavutada kliimaneutraalsus. Näete, nad ei ole veel asjale pihta saanud, et neutraalne olukord ei tule kunagi, ei ole sellist ära, et neutraalne on, kui inimene seisab püsti vähemalt, ta on staatilist energiat kulutab, kui ta
kõnnib, liigub, jalad liiguvad kahekesti, aga ta tahab niimoodi püsti seista ja neutraalne olla. See ei tule välja ja looduses ei ole sellist seaduspärasust. See vastab kõigi leibkondade kogu netovarale. See kõik tuleb ära kaotada. Nii et kus see raha võetakse, näete kõigi vara, kes seal elavad. Need päikesepatareidega oli 4,2 miljonit majapidamist, aga seal on neid veel ilma päikesepatareidega, kus elavad. Ja metoodika põhineb stsenaariumitel, kus taastuvenergia laienemine ja CO2 heite vähendamine suurenevad. Uuringus hinnatakse kogukulusid konservatiivselt. Need võivad isegi veidi kallimaks minna. Vastutasuks ei saa Saksamaa rohkem ega odavamat elektrit. Ta saab ainult madala CO2 heitiga elektrit. Triljonid kulutatakse kliimakultide vastu, ütleme kulditegijad, kultuurivastased ebajumala kummardamised. Nii, lähme siis ära. Veel viimane või Austria ametlikud kogukulud muidugi puuduvad. Rääkisime Saksamaast, aga Austria on seal kõrval, nad on mõlemad vennalikult sellised rohepöörajad. Saksa andmete põhjal ulatuvad Austria kulud vähemalt 1 triljoni. Mäletate, seal eespool oli 4 miljardit või 3 miljardist triljonist juttu. Valitsus pumpab miljardid energiapöördesse ja taastuvenergiasse, aga ilma asjata, sest kliima ignoreerib meie CO2. CO2 on maal elu oluline komponent, mitte kliimatapja. Nemad räägivad seal. Miks Euroopa Liidu Keskkomitee, ennem oli Nõukogude Liidu Keskkomitee, siin vahet ei ole, ja meie rahvuslik eliit seda hullust ajavad. Vaadake, siin räägitakse Austriast, mitte Eestist. Sest USA, Hiina ja India on kliimareligioonist lahkunud või õigemini nad pole kunagi sellest osa võtnud. No osa on ikka võtnud natukene, sest kui loll tahab mingit tuulikud või päikesepatareid, siis Hiina ikka on aidanud küll, India ka oma maavaradega ja siin on võin natukene täiendada. Need hiiglased ei osale Euroopa Liidu kultuses. Nad teavad, et energiavaesus tapab nende majanduse. Energiapööre ei teeni kliimat. See eesmärk on täielik kontroll. Meie käitumist määrab normeerimine. Ma loen siin seda maha, ma siin ise ei tõlkinud juurde. Siin kliima ja ilm on minul 2 erinevat asja alati. Eraldamist kodanikud muutuvad sõltuvaks valitsuse CO2 eraldamistest. Nii et kui ütleme, et täna on CO2 on nagu rohkem toodud, sa oled suurem mees, su kopsumaht on suurem, siis maksad rohkem ja kõhugaaside pealt paned ka, sa oled suurem, siis maksad ka rohkem. Nii et vahet ei ole, Nõukogude Liidu värk oli, kõik oleks võrdse suurusega, siis saab olla võrdne, aga ei saa ju. Ja miljardid maksudena nagu kodanike rikkus voolab kliimamafia, vaadake, mis ütleb. Poliitikute, lobistide ja korporatsioonide kätte. Kliimavale teenib ainult riiki, rikkust ja ümberjaotamist. No vasakust taskust paremale. Eemale inimestest ja energiaettevõtetest, kes töötavad, toodavad ja panustavad ühiskonna õitsengusse ja arengusse. Üksikisikute, vabaühenduste ja korporatsioonide poole, kellel pole vabal turul midagi pakkuda. Poliitikud, valitsuseksperdid ja propagandameedia ja vabaühenduste töötajad. Need ongi ju näete, energiapöörde korporatsioonid. Kõik need oleksid ilma kliimakultuseta vaesed ja töötud. Mõelge, kas on siin õieti öelda? Kas te võtaksite siin mingisuguse punapööraja või mingisuguse kliimapoisi tööle, kui siin nüüd talvel elektrit ei ole? Ma arvan, et võib-olla elektrika on rohkem nagu vaja või ei ole ka neid enam vaja. Poliitik ütleb, see elektrik on varest erakonnast ja ei saagi voolu sisse.
või veel parem variant, kujutate pilti ette sellist, kui on operatsioonisaalis seal käib lõikus ja vaadatakse laua peale tuli mingisugune mees. Küsitakse, kes see on? Ei, see on plaan B-st pärit patsient. Siis ütleb peakirurg, maskid on peas, mina seda lõikama ei hakka. Hääletame, mis me teeme. Kõik läheme ära. E-hääl ei ole, õed jäävad kohale sinna, see on uimane, see on juba välja lülitatud patsient, tal oli pimesoolikas vaja ära lõigata. Õed teevad selle asja korda, õmblevad ilusti kinni ka, saavad asja hakkama, aga järgmine päev tuleb käsk sellel, kes seal peamees oli, see kirurg. Et kuule, et see mees on meile vajalik, ta oli juba sealt, kiri tuli sealt eemalt Ungarist või kust, et on. Siis ta ütleb, et ei, see on kõik ja läheb, ütleb, et ta tegi operatsiooni ära, kes ikka arsti jõuab asendada. Ja nüüd mõtelge selle teema peale, see on ka elektrikute juures, kui hakkame küsima, et kõigepealt näitab erakondlikku kuuluvist, võtad välja, siis keerad ukse pealt ringi, tuletõrjujad teevad samamoodi, et see on valest erakonnast ja niimoodi. Kõigepealt aadress ära, ütleb nime, siis võtab arvuti lahti, vaatab selle kuuluvuse ära ja kava, see on valest, siis tuleb minema. Nendel on oma seal teises kohalikus omavalitsuses on nende oma erakond seal. No et davai, helistage sinna, tulgu paar tundi läheb sõiduks, aga maja ei ole, aga siis see poliitilist ja nagu öeldakse, meediat huvitaks. Ja näete, selline väike vahepala, mis mõelge selle peale. Seepärast tuleb kliimaeesmärk iga hinna eest ellu viia, isegi kui see maksab meile kogu meie majanduslik eksistents. Näete, kui ilusti ütleb siin ära ja saame ka eksisteerimisest lahti ja polegi meil seda asja nii väga vaja. Nii, ja teine küsimus oli siin nüüd, väga hea asi on, mõelge siin, ma naersin päris kõvasti ise ja lugesin ja mõtlesin, kas see on nali või on see tõsine asi, enne kui see tõlkemine värk on. Kas Saksamaa loodab Marokost ka elektrit transportida? No mõtleme, Saksamaa ja Maroko, võtke kaart lahti, aga siit saame ka pikkuse kätte. Need Sila Atlantic, see on nüüd firma nimi. Saksamaa energiaunistused kõrbes, $6 miljardit suurune tüherma planeerimisjärg. Need kuulake hoolega, ikkagi saab lollusi ka välja mõelda nii, et ta läheb nagu naljakaks. Kuigi Saksamaa föderaaleelarvet saab katta vaid tohutu hulga uute võlgadega, tehakse raha taas kättesaadavaks mõttetute ja hullumeelsete projektide jaoks. Marokost pärit päikese tuuleenergia suunatakse Saksamaale. Saksamaa energiapoliitika meenutab megalomaniitiliste ideede seiklusmängu väljaku. Pärast seda, kui metsad raiuti tuuleturbiinide jaoks, päikesepaneelid katsid viljakaid põllud ja tuumaelektrijaamad suleti tahtlikult, on nüüd käimas järgmine trikk. Vot siin on trikk, kuulake, see on hea trikk. Seda meie järgi ei saa teha, aga võib-olla saaksime teha. Maroko kõrbes pärit elekter peab Saksamaa päästma. Päikese ja tuuleenergiaga saadetakse otse Euroopasse ligi 4800 kilomeetri pikkuse kaabliga nimega Sila Atlantic kaudu. Väidetavalt kiirendada energiapööret ja alandada hindu. Nüüd mõtelge, kas on lühikene maa 4800. Ma tean, et Eestist sõita sinna Moskva on 2000 kilomeetrit. Nii et siis kaabliga ümber Moskva ja tagasi, aga mõtelge, kas see kaabel ka remonti vajab ja muhve ja selliseid asju seal ära, aga ta on, et Sila Atlantic, kas sila ongi siis jõud või ma ei oska nüüd tõlkida. Vene keeles on küll sila on jõud, kahe i-ga.
ja kaevatakse uus toetusauk, mille kasu inimestele, majandusele enam kui kaheldav. No siin nad ütlevad, see on rohkem, et tasuks lollustega tegeleda, aga raha on juba olemas ja läheb käima. Projekt näeb ette, näete, umbes 26 teravatt-tunni elektrienergia tarbimist aastas. See kogus katab vaid 5% Saksamaa tarbimisest. Vaata, kui ära ämbriga läksime tooma elektrit. Ja pealegi, nagu Saksamaal toodetakse elektrit ainult siis, kui päike paistab ja tuul puhub. Selle hallatava summa jaoks investeeritakse 30–40 miljardit eurot. Sellele lisanduvad käimasolevad tegevuskulud, ülekandekulud on kindlalt planeeritud. Isegi kõige moodsam kõrgepinge alalisvoolu tehnoloogia neelab selliste vahemaade puhul umbes 20%. Juba läheb, sinna läheb raha. Sellele lisanduvad konverterjaamad, alajaamad, kilomeetri pikkused ülekandeliinid läbi Portugali, Hispaania, Prantsusmaa, Belgia, Hollandi. Läbi mitme maa. Ja kuidas need maade omavahelised suhted ja hooldamine on. Meil praegult tahetakse ka ikka teha kõrgepingeliin, tuleb ikka mööda Saaremaad ja Sõrve liini ja paneb siis Kuramaale ja Lätti minema. Siin on ikka poisid kõvemad ees, Portugali ja Hispaania, aga võib-olla paneks oma kõrgepingeliinidega sinnapoole teele. Kohe ühineks selle kõrbeprojektiga. Mis te arvate? Ja kõigi leibkondade summad ja tõstame käe ja hääletame. Enne kui elekter isegi Saksamaale jõuab. See on lõpuks. Jõuab on tõeliselt ebaproportsionaalne hiiglaslike kulutustega. Poliitiline idealiseerimine ei tee asja paremaks. Marokko võib teeselda stabiilseid olusid, aga need, kes vabatahtlikult uutesse sõltuvustesse astuvad, pole Nord Streamist midagi õppinud. Vaadake, siin ütleb ilusti ära, kui Marokko tahab pulli teha väikest nalja, lükkab välja ja mida sa teed nendega? Lähed Euroosse kaevu punnid ära, sellest kuuled, laske tagasi, ütleb, et aga meil läks katki. Näete, siin on ju Nord Stream ka, keegi ei teadnud, kes lõhkus ja ise läks katki ja mäletate paar aastat tagasi. Siin on sama nali sees. Või on see tõsine asi, kui teeme valmis ja Marokost ei tulegi midagi. Homme võivad riigipööre, need ütleb ilusti, islamistlik valitsus ja lihtsalt poliitiline oportunism, kuhu Saksamaa end Lääne-Sahara konfliktis asetab, kaablirelvaks muut. Palun. Asi on paigas siin. Islam, riigipööre võib tulla või siis poliitiline vastasseis. Ehitame ja niimoodi me siis liigume sujuvalt edasi. Ja läheme siis lõpupoole, hakkame minema. Ja siis veel muinasjutt jätkab langevatest elektrienergia hindadest. Aastakümneid räägiti, et tuule ja päikeseenergia on tasult. Tegelik tulemus on, et Saksamaa maksab nüüd peaaegu maailma kõrgemaid elektrihindu. Igaüks, kes usub, et elektri import Aafrikast toob sakslastel ootamatult odavad arved, on kaotanud reaalsuse sideme. Vaadake, siit on näha või mõelgi, kuidas see on, vaadata siin ei ole suurt midagi. See on nagu hullumaja värk ikkagi siin. Reaalsusside on vanainimesel, Alzheimerlasel ja nii edasi, või püüab avalikkust tahtlikult valetada. See muutub eriti absurdseks võrreldes alternatiividega. Hiljuti suletud tuumaelektrijaamad oleksid tarninud sama palju elektrit. Ma räägin teile siin, võtate lahti selle World Nuclear News, lähete peale Germani, kirjutate sisse sinna lahtrisse ja tuleb kõik uudised, kõik pildid välja või siis teine on siis see press, võite kirjutada, seal on tuumajaamad peal, millal ehitati, need on eelmistes saadetes meil ka olemas. Ja siin näitab, mis siin on siis olemas. Need suletud tuumajaamad oleksid tarninud
sama portsu, siiani kogu aeg, usaldusväärselt, baaskoormuse võimeliselt ja ilma 5000 kilomeetri kaablideta üle poole mandri. Ja nüüd ma küsin, kus see vask ja see metall ja plastmass selle 5000 kilomeetri jaoks kaablisse saaks. Ikka Hiinast võib-olla. Ja kui hiinlane ehitab ühe koha paksema, teise kindlama, no ma ei saa aru. Planeeritud miljardite eest oleks tööaega saanud kergesti pikendada sajandi keskpaigani, kuid see polnud poliitiliselt soovitav. Vaadake, miks ma räägin, siin on võimalik ka minna ka kõrgepingeliinide kaudu, aga projekt räägib kogu aeg ainult kaablist. Siin on need tehtud, aga kui hakata kaabli asemel neid suuri kõrgeid maste metallist tegema, siis see hind, ma ei tea, kuhu see hind läheks. Et ennetada teie küsimusi siin, kes vaatavad seda asja. Ja näete, Silla Atlantic või Silla Atlantic on sümptom poliitikast, mida ei taha lahendada omaenda energiaprobleeme, vaid loob üha uusi sõltuvusi. Projekt, miks elektrit tarnima alates 2030. aastate lõpust, võib-olla mitte, vot see koht mulle meeldib, siin on võib-olla mitte, tuleb siis samal ajal, kui Saksamaa juba maadleb pimedate perioodidega, võrgu laiendamise kaose ja hinnatõusudega. Ei ole lahendus, vaid osa probleemist. Need 30-40 miljardit eurot ei ole tõenäoliselt niikuinii piisavad. No ma räägin, siin on vaja mast ja alajaamu panna. Tuleb juurde panna. Nagu paljude teiste taristusprojektide BER Stuttgart 21 ja nii edasi puhul on tõenäoline, et kulud kasvavad plahvatuslikult ja ajakavadest jäädakse maha. Ja nii, mul oli eelmises saates oli juttu ka, et lennujaama ehitavad ka 30 aastat juba. Ja nemad tahavad siin saada see 70 gaasijaama valmis ja nüüd see ka veel valmis ehitada. Ma ei tea, utopistide värk on ikka olemas, tehnokraat ei ole üldse enam jäänud. See arvutab ära, et ikka nii palju läheb tööjõudu ja kes peaks sellest maksma, näed, ütleb ilusti keskmine sakslane. Meil vähemalt veab, ma ütlen ära. Noh, ja kuna meil veab, siis tuleme suuremale ekraanile. Siiamaani veab, pakun teile variandi välja. Et läheme ikka kasiinosse edasi, paneme ikka suurema laksu ära ja sest ma võin tuua mõne näite, olid sellised kurjad näited 30 aastat tagasi, kui kasiinosse ikka mõni mees ehitaja lihtne töömees võlgu jäi, siis vahetevahel leiti selliseid mehi sealt Männiku karjäärist ja nii edasi, nii edasi. Filmid on ka siin Punane või see Elav hõbe ja nüüd vaadake, ka karmid ajad ja ega kui pool ja elu ja töö ja sööklad ja kauplused kõik kinni on, ega inimene läheb kurjaks, nii nagu loom läheb tühja kõhuga ja külmaga ta läheb kurjaks kätte ära. Te võite vaielda mu vastu nii palju kui tahate. No minu poolt kõik, mis sa arvad? Aitäh sulle, Andres. No jah, vaata nüüd ongi, et see vana projekt on läbi kukkunud ja nüüd aina rohkem hakatakse mõtlema uute projektide peale, millega saaks jälle inimestelt raha välja pumbata. Aga siinkohal ma teeksingi uue projekti jaoks ettepaneku, et võiks luua päikesepargi näiteks kuule ja hakata juhtmega kuu pealt siis maale energiat tooma. Et see oleks nagu tegelikult ilgelt äge projekt ja kuu peal on ju nii palju kasutamata pinda, et selle võiks kõik vabalt päikesepaneelidega ära katta. Aga siinkohal lõpetame saate ja aitäh ja nägemist! Nägemist! Meid
on Eestile plaan B?